kirik oli üsna kehvas seisus ja ütleme siis 15 aastat tagasi võib-olla oli see, kui ühest tiivast oli katusel lennanud ära plekk ja olid suured läbijooksud, mis tähendas, et katuse konstruktsioonid olid avariilised ja kirikut ähvardas siis kinnipanek. Kiriku sees, vaadates lage, siis võis näha taevast siin-seal ja kui olid vahest siis need teenistused, siis ladises seina mööda vett alla ja oli lomp keset kirikuruumi. Et kui koguduse inimesed läksid armulauale, siis pidid ümber lombi käima. Läbi olid mädanenud siis nii laetalad, aga samamoodi olid suurte kahjustustega ka need karniisi ääred, mis siis praegu on kõik valgeks krohvitud. Vihm oli aastatega pestnud sealt nende telliste vahelt kogu selle mördi ära, nii et seal oli palju niisugust tellise puru selle karniiside asemel, nii et need kõik on nagu lahti võetud ja üsna suures ulatuses on just neid nurgaosasid tulnud nagu uuesti lappida ja siis omakorda uuesti jälle ära krohvida. Lisaks siis sellele, et siis need ülemised karniisi ääred on kõik uuesti tehtud, laotud ja krohvitud, on siis tehtud ka need uued korstnapitsid on, aga et siis ka need need väikeste tornide välisseinad on kõik uuesti krohvitud ja uued tellised sinna pandud. Mina sattusin siia kanti talu ostma ja siis siin kirikus käima. Ja siis, kui see Puutli kirik, mis on üks väike armas puukirik, see hakkas nagu valmis saama, siis ma ütlesin Andres Uusile, et meil on siin üks asi, mis hädasti vajaks korda tegemist, aga noh, näha oli, et see tegelikult on väga suur ja keerukas objekt. Aga kuidagi läks see niimoodi, et see mõte jäi sinna keerlema, et Andres haaras sellest kinni ja lõpuks nagu läkski niimoodi, et ühel hetkel olid siin inimesed peal ja hakkasid tööd pihta ja nüüd tuleb tõdeda, et see on juba 5 aastat käinud ja nüüdseks siis ütleme, suures osas on tööd tehtud, aga palju asju veel saab teha, aga need on juba siuksed asjad, mida saab juba vaikselt nautida. Tornide konstruktsioonid olid siis ka suurte veekahjustustega ennem siis restaureerimist. Need väiksed tornid olid juba vajunud viltu sinna peatorni poole, mis põhjuseks oli siis see, et need alumised palkringid olid kõik läbi mädanenud. Et siis ka nende parandamiseks tuli siis need tornid lahti võtta. Siis selleks, et neid töid teha, siis oli mitu aastat siis olid tellingud ümber kiriku ja siis kuni ülesse välja, et siis üleval torni ümber oli siis suur lai nagu tantsuplats telling, kus siis sai osaliselt seal üleval teha ja osaliselt sai siis need tellingud mööda siis need konstruktsioonipalgid alla tuua ja siis pandi nad siin all kokku ja uuesti ülesse ja siis istutati sinna alla. Et päris neid torni tippe alla võetud ei ole, et nad on kogu aeg sinna üleval olnud, aga alumised ringid on kõigil siis ära vahetatud. Vabatahtlikke on siis väga erinevaid olnud, et igal aastal on siis see talgulaager nii-öelda kestnud, ütleme, nädala jagu päevi ja neid osavõtjaid on olnud siis paljud Eestist, Lätist, Soomest, isegi austraallane, jaapanlane, hiinlane, Inglismaalt, Prantsusmaalt, nii et see Kanadast, nii et see ring on nagu väga lai ja paljud on nagu käinud mitu aastat järjest, et hoolimata sellest, et me nendele midagi väga peent või luksuslikku ei paku, et kõik ööbivad minu juures kodus ja sööme minu töökojas ja kes magab telgis ja kes magab lakas, aga et paljud on tagasi tulnud, nii et see formaat on nendele sobinud, et üheskoos teha midagi head. Aga lisaks muidugi siis nendele vabatahtlikele on siis ka palju tööd teinud ära palgalised spetsialistid, kes on siis omakorda aidanud siis edasi seda ja neid töid, mida siis päris nagu hoogtöö korras teha ei saa, nagu plekitööd ja võib-olla siin osa peenemat puutööd ja nii edasi. Lalsi kiriku eripära on see, et tal on kellatorn. Et seda kellatorni siis teistel sama tüüpi kirikutel ei ole. Et siis nendel on see samune viilu osa on tõstetud ja siis viilu peal, siis seal pea ukse ees on siis siuksed kõrgemad uksed veel seal teisel korrusel, kus on siis nii-öelda kellatorni luugid, mis kellalööjas tehakse lahti. Aga et siis see hääl sealt pidavat kanduma just nagu siis ühele poole, aga et kui torn on, et siis kostub seda kellalöömise häält siis igale poole.
kui siis sees vaadata, et siis need laetalad olid ka kõik kahjustunud, et kui isegi keskel mõnedel kohtadel oli terved, siis otsad, mis läksid seinte peale, et siis olid paljudel kahjustada saanud, just nagu seinapoolsetel, et siis kõigil löövidel vast on paar tala on vähemalt nagu ära vahetatud ja osadel on siis nad nagu plommitud. Sees on nagu näha ka, et seal on vaja siis veel teha natukene värvimistöid all seinas, et ta praegu on veel nagu niisugune viimistlemata, aga et see võib-olla siis jääb järgmisse aastasse, kui kõik nagu õnnestub ja tamme hästi suured tõrud on ju. Igal aastal on võetud nagu üks järk töid, mida nagu teha, et esimene aastal laias laastus püstitati sisse tellingud, tehti kellatorn, teine aasta peatorn, siis väiksemad tornid ja siis juba nagu piilu ja löövikatused, et igal aastal on mindud nagu sammuga edasi ja siis samas on siis igal aastal ka tehtud paralleelselt siis sisetöid, et kui vaadata, et siis puuosade kahjustused olid väga suured ja selleks, et jälle need viiluosade laetalasid vahetada või sarikaid vahetada, selleks on tulnud esiteks sinna juurdepääsuks rajada tellingud, võtta kõik katusekonstruktsioonid lahti, teha puutööd ära, krohvida, värvida, uuesti taladele ja siis sarikad peale, lauad peale ja plekk peale, et see jah, on üsna nagu keerukas tööde järjekord, et see asi kõik nagu tehtud saaks. Aga selles osas kõik on siis põhinenud Andres Uusi eestvedamisel on see tehniline pool olnud, et temal see logistika ja kõik see ettevalmistus on nagu väga hästi klappinud. Kuigi see kiriku tüüp on siis nagu levinud sellest ajast, et siis toimivaid kirikuid siukseid enam, mis on kogu aeg läbi oma algse ajaloo siiamaani toiminud, et ei ole. Ja siis ei ole siukse originaalsisustusega kirikuid enam. Et siis on muinsuskaitse on siis võtnud ka kunstimälestisena kaitse alla selle ikonostaasi seina, et kui siis ikonostaasi sein on, kus need ikoonid on peal, et siis see on siis kunstiväärtus, mida siukses vormis siis Eestis teadaolevalt rohkem ei ole oma algse koha peal. Et siis ta ka tänu nendele niisketele tingimustele, et ta on saanud kahjustada, et seal on näha, kus on nagu värv maha koorunud ja ka puitkonstruktsioon on saanud kahjustada. Aga et siis sellel aastal on siis juba siin restauraatorid tegelenud sellega, et seda puitkonstruktsiooni seal natukene juba parandanud ja siis on ka tegelenud siis selle värvi osa päästmisega, et siis ka praegu seal sees, kui vaadata, oligi küsimus, et mida nad nende süstaldega teevad, et siis laias laastus nad süstivad neid värve, süstivad liimi sinna värvi alla, et siis liimida see värv tagasi kinni. Kui vaadata veel interjööri üldiselt, et siis on seal ka üks rõdu, sinna rõdu peale võib ka nagu minna. Et see rõdu on ka selline asi, mida algselt seal ei ole olnud, et kui vaadata, ta lõikub nagu sinna akendesse sisse, ta on justkui nagu natuke võõrkeha seal, et siis see ka olla siis ehitatud hiljem juurde, et rahvast oli nii palju, et ei mahtunud muidu ära. No põhiline, mis nagu ees ootab, on siis veel kunstivara restaureerimine, et palju ikoone on, mis vajavad korraliku restauraatori kätt, välisuksed, siseuksed on vaja veel korda teha ja siis sees interjööris siis värvida ja siukseid töid siin veel ikkagi jätkub. Kirikus kunagi ei ole ka sees olnud elektrit tegelikult, praegu on nagu pikendusega siuke ajutine tööde ajaks veetud sisse, et siis kõik see valgustus on seal küünalde peal, et kui vaadates lühtrile me panime küünlad praegu põlema, praegu on niisama ka valge, aga et kui hämaramas ja pimedamas tegelikult see suur lühter, mis seal üleval on, ta valgustab väga hästi nagu kogu ruumi ära, et neid küüned on nii palju ja ta on siukse paraja kõrguse peal ja kunagi oli seal olnud peegelkera ka all, et peegelkera oli nagu diskokera oli siis lühtri all, mis peegeldas valgust laiali. Kellatorni vastas siis siinpool selle akna taga on ka varakamber, et kus on 3 lukku ja siis varakambris omakorda on niisugune šeif seina sees, et siis kes sisse läheb, võib sinna ka mitte küll šeifi piiluda, aga sinna varakambrisse pääseb ka piiluma. Kõigepealt tuleb muidugi tänada Marta Suigussaar, kes on siis koguduse vanemana seda aastakümneid, isegi 60 aastat vedanud seda kogudust ja hoidnud elus. Teiseks muidugi siis MTÜ Vanaajamaja, Andres Uus, Piret Uus, siis kindlasti oma perekonda, kes on lubanud kodus majutada neid talgulisi ja abikaasa Krista Andressoni, kes on meil ka siin aastaid süüa teinud. Et siis laiemalt kogu kogukonda, kõiki inimesi, kes on siis aidanud ka siin lauda katta
kes on andnud kartulikotti, kes pool siga, nii et see ring on nagu päris lai. Aga no lisaks muidugi, kes on ka rahaga toetanud, et palju siis on aidanud Muinsuskaitseamet, on kohalik vald, alguses Kolgani vald, Viljandi vald aidanud, siis on palju toetajaid, olgu need siis RMK, Espak, kaupluse kett, lisaks siis mitmed teised ehitusmaterjalide tootjad, nii et see ring on tegelikult üsna lai, et suur tänu kõigile.